Eesti Panga analüüs näitab, et ettevõtetel on hakanud paremini minema. Müüakse rohkem, kasumid on suuremad, aga inimesteni see niivõrd veel jõudnud ei ole. Ja nende inimeste hulk, kes on hädas laenude tagasimaksmisega, on kasvanud. Statistika põhjal tundub tõesti, et tasapisi on Eesti ettevõtetel paremini minemas. Kui me täna rääkisime siin täpsemalt, mis toimub Eesti finantssektoris ja laenuturul, siis see peegeldub ka selles, et ettevõtted ja tegelikult ka Eesti inimesed, majapidamised on üsna julgesti ka võtnud endale täiendavaid laenukohustusi, olgu see siis investeeringuteks oma ettevõtlusesse või siis ka uue kodu ostmisesse. Inimeste toimetuleku üks märke on aga see, kui palju võetakse tarbimislaene ning kui hädas nendega ollakse. Ning selliste laenude tagasimaksmisega ollakse järjest rohkem hädas. Tarbimislaenude kvaliteet tavapäraselt ongi mõnevõrra halvem kui näiteks eluasemelaenudel või ettevõtete laenudel, et neid võtab võib-olla selline laiem osa ühiskonnast, kui eluasemelaenud võtavad valdavalt või keskmisest kõrgema sissetulekuga inimesed, siis need jaotuvad nagu sissetulekute kaupa nagu ühtlasemalt ja need kipuvad olema ka riskantsemad laenud selle võrra ja sellises majandustsüklis siis sellistele negatiivsetele suundumustele või arengutele, et siis tarbimislaenude selle kvaliteedi halvenemine tavaliselt kestab ka pikemalt, et just seda, mida me praegu näeme. Täna oli Riigikohtus Andmekaitse Inspektsiooni ja krediidiregistri vaidlus, kui kaua ja millistel tingimustel on lubatud võlgnike andmeid avaldada. Eesti Pank on arvamusel, et rohkem infot aitaks nii laenuandjaid kui laenajaid turvata. Seda me oleme küll ka Eesti Pangana toetanud läbivalt siin aastate jooksul, et Eestis võiks olla selline krediidiregister, kus siis pank või mõni teine laenuandja, kui ta siis hindab, kas võimalik klient on suuteline täiendavat laenukohustust täitma ja mis tingimustel tal oleks võimalik laenu anda, teaks tõesti, millised on ka selle kliendi varasemad laenukohustused. Ja täna sellist terviklikku pilti ei ole võimalik kuskilt saada. Juttu ei ole muidugi laenukohustuste kuidagi avalikustamistest üleüldisena, et see on ikkagi siis laenu andmise hetkel siis laenuandja, pank või mõni teine ettevõte saab siis seda infot sel hetkel kasutada. Kui ettevõtete laenamine on Keskpanga jaoks hetkel suhteliselt muretu, siis pilvi nähakse ärikinnisvaraga seotud laenude kohal. Umbes 10% büroopinnast on vaba ja see protsent kasvab. Meie vaatenurgast on see oluline küsimus ka seetõttu, et kui me vaatame pankade siis ettevõtte laenude siis kogumahtu, sellest suhteliselt suur osa on seotud kinnisvaraga ja sealhulgas ärikinnisvaraga. Et seetõttu, kui nüüd peaks tekkima seal ärihoonete omanikel rohkem raskusi oma laenude teenindamisega, siis see võib ka kaudselt mõjutada panku negatiivselt. Kokkuvõtlikult toonitab pank siiski, et riskikohtadele vaatamata ei ole põhjust Eesti panganduse pärast muretseda. Seda enam, et järgmisel aastal näitavad kõik prognoosid majanduskasvu.